kvaliteetne veise sisefile. Hea, kui ta oleks jahutatud ja laagerdatud. Kõigepealt tuleb veiseliha hakkida väga peenelt ja laduda õhukese kihina ta plaadi peale ja lasta pool tundi minimaalselt külmkapi temperatuuris lihtsalt oksudeeruda hapnikuga. See tagab selle, et veiseliha värv muutub punaseks. Peale seda võib ära hakkida sibula, mina kasutan šalotti, murulauku ja hakata veiseliha tartari kokku segada. Sinna sisse läheb veel värske munakollane, natukene Worcesteri, soola, pipart ja suhkrut. Kergete liigutustega kokku segada, mina lisasin veel kalamarja ja tartar valmis ongi. Kastme valmistamiseks kasutasin mina klassikalist majoneesi retsepti, kus ma vajasin munakollast, oliivõli, Worcesteri, sinepit, estragoni ja kõritsaseemneõli. Aeglaselt munade hulka õli sisse lisamine vahustades tagab kreemia tekstuuri. Maitstada loomulikult soola, pipra ja suhkrut. Kogu toit taldrikule sai serveeritud röstitud kartuli, röstitud mooni, kõritsaseemne kastmega, must juure ja madalalt keedetud munakollasega. Tartar. See on serveeritud kõritsaseemne kastme, must juure ja munakollasega, nii nagu üks klassikaline tartar serveeritakse. Täna ta on küll lahku viidud ja erinevad tehnoloogiad kasutatud. Rääkides suhkrust, siis põhimõtteliselt kõik komponendid sisaldavad suhkrut, kuna minu toidud on tegelikult üles ehitatud nii soola, happe kui suhkru baasil. Antud hetkel on siis tavaline valge kristallsuhkur, nii selle lihaveise tartaris kui mooni krõpsus ja ka kastmes. Siia kõrval on pakutud siis must juur, mis on maistatud suhkrusoola ja porulaugutuhaga ja muna on antud hetkel tehtud suhkrusoola. Baklažani moos, mida on näha selle rohelise juures, on samamoodi kasutatud seal kui fariinisuhkrut ja põletatud baklažani. Bon appétit!